Ja tänane 6. küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Mart Helme ja teemaks on julgeolek. Mart Helme, palun. Aitäh. No lugu on nüüd niisugune, et olete käima pannud masinavärgi, et Eestisse hakkaks saabuma senisest kordades rohkem võõrtööjõudu. Ja mul on väga hea meel, et endine kaitsepolitsei asepeadirektor Martin Arpo on selle kohta väga pädeva omapoolse hinnangu andnud. Tegemist on väga selge julgeolekuohuga, tegemist on väga selge demograafilise ohuga Eesti rahvusele, tegemist on väga selge ohuga eesti keele positsioonile. Ja minu küsimus nüüd ongi väga lihtne. Põhjendada seda sellega, et meil on tööjõu vajadus, et meil ei jätku selle teise kolmanda asja spetsialiste. No siin tuleks ikkagi ajud tööle panna ja välja mõelda, kuidas koha peal neid spetsialiste siis koolitada, kuidas koha peal nendele spetsialistidele luua sellised palga- ja töötingimused, et nad tahavad seda tööd teha ja siis alles hakata rääkima mingisuguste üksikute, ma räägin veel kord, üksikute väljaspoolt toodud spetsialistide toomisest. Praegu me näeme, et Reformierakonna valitsus on Ukraina sõjaga seoses toonud Eestisse või lasknud Eestisse valguda enam kui 100 000 inimesel, venekeelsel inimesel, taustakontrollita inimesel. Ja nüüd te tahate piirid täiesti lahti teha. Tulevad inimesed Kesk-Aasiast, nagu on praegu prognoos. No vaadake, mis toimub näiteks Venemaa linnades, kus islami palvuse kellaaegadel on tihtipeale tänavate kaupa maas konutavaid, maas kummardavaid inimesi, kes oma palvekohustusi täidavad. Jutt sellest, et meil mošeed ei tule, ei maksa absoluutselt mitte midagi. Need inimesed tulevad siia oma kultuuriga ja nad ei integreeru, seda enam, kui neile öeldakse, et 5 aasta pärast kasige minema. 5 aasta pärast tegelikult neid pikendatakse, nad toovad pereliikmed kaasa, nad loovad perekondi. Et mis see asja mõte nüüd on? Kas majandus on primaarne või on ikkagi eestlaste riik primaarne ja Eesti rahva olemasolu säilimine, meie keel ja kultuur primaarsed? Et on ikkagi väga selline tõsine tunne, et te räägite julgeolekust ainult siis, kui see on seotud kaitsekuludega, aga tegelikust julgeolekust, mis puudutab konkreetselt demograafilisi ja muid aspekte, te absoluutselt keeldute reageerimast sellele. Aitäh, Mart Helme. Härra peaminister, palun. Aitäh. Nii. Kõigepealt te ütlesite, et me oleme pannud käima masinavärgi, et hakkab massiliselt võõrtööjõudu saabuma. No see väide on ju vale. Selle saab kohe ära öelda. Majanduskasvuks on loomulikult vaja oskustööjõudu. Ja kui te taaskord vaevuksite küsima majandus- ja tööstusministri käest, kes õnneks on ka siin, ja 4 infotunnis 3 ei ole saanud üldse küsimustele vastata, siis te saaksite sellele ka kindlasti väga detailse vastuse. Seega ma kogu aeg jälgin kella ja püüan veidi lühemalt vastata, et äkki jääb tallegi aega selleks vastamiseks. Kui vaadata nüüd üldiseid numbreid, siis jah, teile on nagu meeldib rääkida, kuidas sisseränne Eestisse on kasvanud. Faktides on see jälle vale. Sisseränne Eestis on kordades vähenenud. 22. aastal rändas Eestisse 49 414 inimest. 23. aastal oli see näitaja 26 399 inimest. See tähendab seda, et inimesi on Eestisse vähem rännanud, mitte vastupidi. Mis puudutab oskustöötajaid, 2/3 tööjõudu, kui ma ütlen nii mälu järgi, tuleb meil nii või teisiti juba erinevatest eranditest, mis on läbi erinevate valitsuste kehtestatud. Neid on 22, 23, 24 erandit. Puudutab IT-sektorit, palju muid valdkondi. Kvoot ei tulnud eelmisel aastal isegi mitte täis. Ja tänane valitsus või uus valitsus ei aruta ju mitte kvoodi tõstmist kui asjana iseeneses, vaid sellest, kuidas me saame neid puuduvaid toiduainete tehnoloogia sellesse ettevõttesse, kus ülejäänud Eesti inimesed saaksid selle tõttu kõrgema palgaga tööd. Või näiteks konstruktsiooni kokkupanijad sinna, mille tõttu Eesti inimesed saaksid kõrgema palgaga tööd. Nii et jah, ma saan aru, et siin käib selline väike võistlus, kas Isamaa, EKRE või EKRE koos sotsiaaldemokraatidega üritab ehitada mingit kolli, et meile nüüd hakkab busside ja rongidega tulema võõrtööjõudu massiliselt igale poole nad hakkavad tulema, ära ei lähe. Olgu öeldud, see on vale, ei ole nii. See, millest meie räägime ja mida valitsusel on vaja
ära lahendada tööandjate Eesti majanduse kasvuks, on ikkagi oskustöötajate tuleks sinna, kus neid täpselt on vaja. Ja loomulikult esimesel kohal on Eesti inimestele vajalik oskuste andmine. See on ju selge, et haridussüsteem peab suutma anda Eesti inimestele vajalikud oskused. Aga isegi siis, kui need vajalikud oskused antakse, jääb meil oskajaid töötajaid mõnes kohas puudu. Ja kui meil on valida, kas me kidume või kasvatame majandust läbi selle, et 5 või 10 inimest saab korralikku tööd, saab uue lisandväärtusega asju luua, teenuseid toota tänu sellele, et meil on oskustöötaja kuskil kohal, siis meil on vaja oskustöötajaid. Ja ega see ei ole Eesti ütleme, majanduses kuidagi võõras. Varemgi on toodud töötajaid mis tahes ettevõttesse, need töötajad on ka pärast töölepingu lõppu tagasi läinud, et selleski pole midagi uut. Et võib meenutada omal ajal, kuidas avalikkuses debateeriti selle üle, et kas Tallinnas PLRT-l on keevitajad vaja või mitte, oli vaja, keevitasid ära, saadeti tagasi. Aitäh! Aitäh! Mart Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh, no see on demagoogiline jutt jälle, mis ei pea ju absoluutselt paika. On ju esitatud ka Siseministeeriumi poolt väga selged arvutused ja need näitavad, et on 2 stsenaariumit ja mustema stsenaariumi korral tuleb meil siia ümmarguselt 140 000 inimest. 140 000 inimest, ma ei mäleta, mis see periood oli täpselt 10 aasta jooksul või midagi taolist. Ma peast tõesti ei pane kätt piibli peale, et öelda, et mis see periood oli, mille see on ju kolossaalne. Kui me võtame ka arvesse, et kvoodi tõstmisega võib tulla meil 6000 inimest aastas ja meil on sündivus umbes 9000 inimest aastas ja kõik sündijad lapsed ei ole sugugi mitte eestlased, siis kas te saate aru, kulla inimesed, et te hävitate Eesti rahvusriigi? Ja mis kaitsekuludest me sellisel juhul räägime? Mis Eesti riigi kaitsmisest me räägime, kui me Eesti rahva vahetame välja sisse sõitmute vastu, venekeelsete inimeste vastu? See ei ole ju tõsiselt võetav jutt, mida te seal ajate. Julgeolekust ja kõigest muust. Ega need inimesed teid ka ühel hetkel ei vali ega taha enam. Te mängite ikka nii lühikese süütenööriga, et lihtsalt aru saamatu, et te sellest aru ei saa. Aga küsimus on ju väga lihtne. Enne kui see protsess jõuab selleni, et Eesti rahvas välja vahetatakse, enne seda tulevad meil tõsised ekstsessid. Tulevad noarünnakud, tulevad kirverünnakud, tulevad autorünnakud, tuleb lihtsalt etniline, religioosne konfliktide tallermaa, sest need inimesed kogunevad ju veel kõigel lisaks ka teatud keskustesse ainult, ega nad kusagil sinna Võrumaa metsade vahele väga ei lähe, mõni läheb lüpsaks sinna ka, aga põhimass jääb ju siia. Et kas te saate aru, et te tegelikult hävitate meie sisejulgeoleku ja hävitate sellega ka meie nii-öelda välisjulgeoleku võimekuse ja motivatsiooni. Et võiks ikka natuke mõttetegevuse sisse lülitada enne kui mingite lobistide nõudmisel kõik piirid lahti teha ja piiridest rääkides üldse. Millal pannakse kinni Eesti-Vene piir? Ja millal luuakse meil uuesti sõjaväestatud piirivalve, nagu meie valitsus seda kavatses teha, siis ristiti see mingisuguseks diktatuuri ihaaluseks ja Helme eraarmeeks ja muuks taoliseks. Et millal tuleb sõjaväestatud piirivalve ja vähemalt idapiir läheb hermeetiliselt kinni. Nii, aitäh, nüüd on küsimus kõlanud. Suur tänu. Enne kui te vastate, härra peaminister, et Mart Helme, mul on tõsine palve, et iga kord te lähete 30 sekundit üle. Et kas oleks võimalik, ei tähenda, ma ei saa teile seda erandit teha, sellepärast et teised on ka järjekorras. Iga kord 30 sekundit üle, 30-40 sekundit üle. Et katsuge sellest ajalimiidist kinni pidada. Mul on tõesti siiras palve. Aga härra peaminister, palun. Ja aitäh. Ma püüan jälle seda jõudumööda kompenseerida, et Mart Helme libastus ja püüan lühemalt vastata. Kõigepealt, faktid, ma saan aru, et ja mul on meeles ka, kuidas EKRE omal ajal hirmutas, mitte 100 000-tega, kui ma ei eksi, isegi lausa miljonitega vist, nende välismaalastega, nende halbade välismaalastega, kes pidid Eestisse tulema, pidid siin kanda kinnitama ja eestlased välja tõrjuma. Ja ometi on, ma kordan numbreid, ma saan aru, et need ei sega kedagi, faktid tühja ei sega head narratiivi, aga siiski. Et teie väide, te olete esitanud korduvalt, Eestisse on saabunud 150 000 slaavlast. Aga fakt on see, et sisseränne Eestisse on vähenenud. Kordan uuesti üle, 22. aastal rändas Eestisse 50 000 inimest, 49 414 inimest. 23. aastal oli see 26 399 inimest. Vähenemine peaaegu 1,9 korda. Need on numbrid.
Ja põhiline rände põhjus ka tulevikus sealt edasi on olnud Ukraina sõda. Tegelikult. See on olnud see. Teie jaoks on see üldiselt midagi käsitlematut. Ma saan aru, et Putin seal sõda ei pea, et teie jaoks on sõda just unustatud ja Putin pole probleem. Mina siiski väidan, et on. Nüüd, kui me vaatame jälle numbreid, Eestis, kolmandate riikide kodanike Eestis praegu, 2025. aasta 13. märtsi seisuga on kehtiv pikaajalise elaniku elamisluba 140 000, 111 välismaalasel. Sama kuupäevaga kehtivat tähtajalist elamisluba omab 82 173 välismaalast, kellest 42 685 rahvusvahelise kaitse alusel, peamiselt ukrainlased. Ja sama kuupäevaga ehk selle aasta märtsiga omab Euroopa Liidu kodaniku pereliikmena kehtivat elamisõigust 586 välismaalast. Neid numbreid on veel väga palju. Nii et ma ütleks, et need numbrid ei kinnita esiteks seda teie narratiivi ja minu meelest te teete ennast naeruväärseks, kui te üritate luua muljet just, kui siia oleks tulnud 100 000 inimesi meie demograafiat moonutama. Ma olen järgi vaadanud, korduvalt teile ka kirjeldanud seesama väide, et meil on nüüd venekeelset elanikkonda rohkem kui taasiseseisvudes nii edasi. Kõik need numbrid lihtsalt ei kannata faktikontrolli, need ei vasta tõele. See on selle narratiivi häda, seda esiteks. Teiseks, mis puudutab oskustöötajaid, olgu öeldud, kordan uuesti üle ja ma arvan, et Erkki Keldo saab seda samamoodi teha. Loomulikult tuleb anda Eesti inimestele parimad oskused ja võimalused. Kui on vaja haridussüsteemi ümber teha, kutseharidussüsteemi pilti paremaks muuta, et inimestel tekiksid võimalused saada paremad oskused, mis tahes tööd teha. See on esimene prioriteet. See ongi haridussüsteemi, ettevõtjate, tööandjate esimene prioriteet. Aga kui juhtub, et mingis valdkonnas 5 Eesti inimest saaksid teha kõrgema lisandväärtusega tööd, ja seda inimest ei ole kooli lõpetajate hulgast võtta. Mis me siis teeme? Järelikult meil on vaja seda inimest ajutiselt siia töötama. On ta siis näiteks toiduainete tehnoloog. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse küsib Martin Helme, palun. Ja kõigepealt ma tahan spiikrile öelda, et aga mis siis teha, kui Riigikogu kodukord niikuinii enam ei kehti, ükski tähtaeg ei pea ja muudatusettepanekud ei tule saali ja hääletus ei viida läbi, et ega siis ei kehti ka see 2 minuti piirang. Aga nüüd ma ütleksin vastu Kristen Michalile, et vastupidi, faktikontrolli ei kannata need sinu numbrid. Täiesti selgelt ju manipuleerid, valetad ja bluffid sellega, mis meil on immigratsiooni valdkonnas toimumas. Et meile võib siin ju avalikkusele saada eksitust, tekitada siin mingite ajutiste ja rahvusvahelise kaitse ja ma ei tea, mingite muude ja siis veel renditööjõu numbritega žongleerides, aga fakt on see, et tõesti, ja seda kinnitavad meile nii siis Sitke poolt saadetud aruanded kui ka Siseministeeriumist saadud statistika, et mõne aastaga on mitmekordistunud Eestis moslemite hulk ja jõudnud üle 10 000 piiri. Kunagi mõned aastad tagasi oli alles 2500. 5-kordistunud või 4-kordistunud. Mõne aastaga. Ja kui see mitmekordistumine toimub järgmise mõne aastaga, siis on juba mitukümmend tuhat. Lühikese ajaga. Igaüks, kes on käinud mõnes Lääne-Euroopa linnas, suuremas linnas, näeb, kuidas mõne aastaga sisuliselt võtavad võõrad üle selle linna ja kohalik elanikkond peab sealt põgenema vägivalla hirmus. Igal päeval 10 noarünnakuid moslemite poolt valgete põliselanike vastu. See on see maailm, mida teie toote meile siin uinutavate juttudega, et immigratsiooni ei ole. Fakt on ka see, et on tulnud Ukraina sõja ajal Eestisse üle 150 000 inimese, kellest osad on siit ära läinud, aga umbes 100 000 on siia jäänud. Ja fakt on see, et nad räägivad puha vene keelt. Te võite neid pagulasteks nimetada milleks tahes, aga see venestab Eestit ja see on teie poliitika olnud. Ja mis puudutab kogu seda julgeoleku juttu, siis see kõik, et te tahate raha suunata julgeolekusse, muutub sisu tühjaks, kui te kõrvalt meie julgeolekut hävitate niisuguste asjadega. See muutub sisu tühjaks. Ja samamoodi, see ei ole julgeolek, kui te teete 100 miljoni eest, Eesti maksumaksjad maksavad 100 miljoni eest Moldovale soomukeid osta või 100 miljoni eest öeldakse, et me toetame Ukraina relvastamist, aga tegelikult annate te Milremile ehk siis oma semudega poolt kokku pandud riiklikule siis sõjatööstusele, et see meie julgeolekut ei suuranda, see on lihtsalt tavaline korruptiivne raha kantimine. Ja selles mõttes see kõik ei kannata mitte mingit kriitikat. Nüüd on teie aeg. Küll üleskutse lõpetame ära selle Eesti rahvusriigi hävitamise. Martin Helme, jätkuvalt Riigikogu ja töökorra seadus kehtib ja 2 minutit on küsimuse esitamise aeg, et te läksite 20 sekundit üle. Härra peaminister, palun. Jaa, aitäh, hea Riigikogu esimees. See viimane lause loodetavasti ei pooleli, kus te ütlesite üleskutse lõpetame ära selle Eesti rahvusriigi. Ma loodan, tahtsite midagi veel juurde öelda. Ma südamest loodan. Vastasel korral oleks lugu päris plass. Nüüd ma kuulasin ju tähelepanelikult.
See väide, mida te esitate, ma mäletan ka siin on varem neid väiteid ju esitatud, et slaavikeelseid inimesi on sama palju või isegi rohkem kui enne Vene sõjaväe lahkumist. No, ei vasta tõele. 89. aasta rahvaloenduse järgi oli venelaste, valgevenelaste, ukrainlaste osakaal Eestis 34,94%. Statistikaameti 24. aasta andmetel oli Eesti rahvaarv 1,3 miljonit. Ja sellest on venelasi, ukrainlasi ja valgevenelasi 142 000, mis teeb 10,4% kogu rahvaarvust. Ja rännet Eestisse mõjutab oluliselt Venemaa sõda Ukrainas. 25. aasta alguse seisuga elab Ukraina kodakondsusega inimesi Eestis 52 000. See on 3,8% elanikkonnast. Ja umbes 3/4 neist on saabunud Eestisse alates 22. aasta algusest. Mind üldiselt ikkagi üllatab see teie hoiak, et te võitlete Ukraina sõjapagulaste vastu, saamata aru, et Eesti eest peab sõda Ukraina, meie asemel peab sõda Ukraina ja meie ülesanne tagalana on toetada ka nende inimesi, kui see vajalik on. Ja eestlased ometi peaks mõistma sõjapagulaste vajadust leida kindel koht. Ja Eesti tegelikult on seda kindlasti teinud ja need inimesed on Eesti elusse kindlasti panustamas. Seda esiteks. Teiseks, kaitsetööstuse mahategemine minu meelest on suhteliselt mage värk. Ettekujutus, et Eesti kaitsetööstusesse raha suunamine, et selle raha eest toota seda, mida Ukrainal on vabadusvõitluseks vaja, on justkui korruptiivne semudele raha andmine. Ma kardan, et see kirjeldab pigem nagu teie ettekujutust majandusest, mitte sellest, kuidas tänapäeva kaitsetööstus töötab ja kuidas läbi küll halbade põhjuste ehk sõja Ukrainas on võimalik oma tööstust arendada. Aga just nimelt, kui vaadata kaitsetööstuse arengut, siis kui midagi Ukraina konfliktist õppida riikidel, siis see, et kui asjad lähevad keeruliseks, siis oma kohalik tööstus peab olema tugev, et sul oleks mida koha peal toota ja kiiresti toota ja seda saab kasutada. Kui nüüd vaadata laiemalt, siis ka Eesti Panga analüüs, millest siin enne juttu oli, majandusanalüüs, seal on üks väga hea slaid, mida ma jälle soovitan. Seal on just kirjeldatud, kus on Eestis kõige suurem lõtk just selle arvelt, et me saame oma majandust kasvatada. Vastus on tööstuses. Nii et tööstuse kasvatamine, millele pani rõhku eelmine valitsus, millele paneb see valitsus, on ainuõige suund Eesti jõukuse ja majanduse kasvatamiseks. Aitäh! Suur tänu. Sellega lõpetame tänase 6. küsimuse käsitlemise. Enne kui me läheme 7. küsimuse juurde, on saali tulnud kolleeg Kalle Grünthal ja kohe on ka protseduuriline küsimus. Kalle Grünthal, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Teatavasti Riigikogu liikme staatuse seadus ütleb seda, et Riigikogu liikme sõna saalis on vaba. Ehk siis ta võib siin rääkida ükskõik mida tahab. Selles osas mingit sanktsiooni ei toimu. Praeguses olukorras on meil seal 3 ministrit, kelle Riigikogu liikme staatus on peatunud, ehk nad ei ole Riigikogu liikmed. Ja seega me ootaksime siit ausaid vastuseid ja mitte valetamist. Et minul on selline küsimus, et kuidas Riigikogu juhatus teie isiksuses arvate sellest, et kuna vaba sõna ei laiene ministritele, et kas on võimalik teie hinnangul ka, neid valeütlusi vaidlustada ka siis halduskohtus näiteks, sest et seesama immuniteet, mis on Riigikogu liikmetel, ei rakendu ministritele, kes on siis ei ole enam Riigikogu liikmed. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg, et see nüüd ei ole kuidagi seotud istungi läbiviimise protseduuriga, et see, milline on Eesti Vabariigi õiguspraktika, et seda teemat peate küll arendama kellegi teisega, sest istungisaal ei ole see koht, kus seda teemat arendada.